no laps vajab rütmilisust. Laps vajab kontakti, soovitatavalt nahk vastu nahka, see on tema jaoks hästi loomulik. Ja heli, aga heli, mis on hästi monotoonne, kas siis vaikne või sest et laps tunneb seda vibratsiooni ja see rahustab teda. Need on näiteks kõige lihtsamad asjad. Või siis luua need üsasisesed tingimused uuesti. Ehk siis ta oli üsna kokku pakitud seal. Ta oli pimedas, soojas ja seal oli ka seal olid mingisugused rütmilised helid, ema südame tuksumine näiteks, mida ta kuulis ju. On 9 kuud selle ema südame all elanud, ta teab seda rütmi väga hästi. Et siis üks selline hea retsept oleks laps niimoodi loote asendisse kokku pakkida, heasti soojas hoida, panna ta oma südame lähedale ja vaikselt ümiseda talle. Ja, see kindlasti aitab. Et need on väga lihtsad asjad, aga need on väga toimivad ja väga tõhusad tegelikult. Aga mis on selle juures emadele kõige raskem tavaliselt esimesel nii-öelda beebi 4 kuul, kui ta siia ilma on tulnud? No emad on süütunnetes. Neil on hirm olla halb ema, kas see on see süütunne või mida sa mõtled? Ja, ikka, sellepärast, et ootuseid on nii palju. Kõik vaatavad sinna poole. Et näite nüüd on ju. Et see võistlusmoment esiteks, teiseks need ootused ja see kõik tekitabki selle süütunde ja kui siis veel see ühineb selle väsimustundega, mida sa mitte mingil juhul ei tohi tunda, kui sa armastad oma last ja kui sa oled hea ema, siis see tõesti matab sinna süütunde alla ära. Et see on see, mida mina näen, mida mina kohtan. Ja mingi mõte oli veel, midagi läks kaduma nüüd. Aga võib-olla sa juhendaksid nagu selles mõttes ema, et millele ta peaks rohkem keskenduma. Et mis on tähtsam, kas see, kuidas inimesed arvavad või see pool, kuidas tal isiklik tunne on ja isiklik läbisaamine oma lapsega? Ja iga lugu on individuaalne, aga kindlasti 4. trimestril see, mida mina olen kogenud ja mida ma näen ka kuulen nendes lugudes, kui minu juures vastuvõttudel käiakse, siis ma julgustan emasid küsima toetust. Toetust selles mõttes, et kui sa tuled, pesed mul nõud ära, siis see on juba väga hästi, on ju. Kui sa tuled ja jalutad tund aega selle käruga, see on juba super hästi. Või siis, kui sa lihtsalt kusagil oled olemas oma selle siira valmisolekuga aidata. Et mina enda pealt, jälle üks lugu on ju minust endast, et kui minu esimene laps sündis aastal 2021, keeruline aeg, eks ole, me kõik mäletame seda, mis siis oli ja mis siis toimus ja mina jäin üksi lapsega sellel perioodil, sellel esimesel trimestril. Ja ma tean seda tunnet, kus võib libisema minna. Et kus sa saad aru, seesama nagu see õudne esimene lugu on ju, mida ma rääkisin. Et kui oluline on ikkagi see tugimeeskond, tugivõrgustik, see ei tähenda, et keegi peab iga päev sul kohal käima ja sinu nõusid pesema või sulle süüa tooma. Nii see ei ole, aga sul peavad olema 1-2 inimest, kellele sa tead, et sa saad toetuda. Ja mina tundsin seda, et minul oli see olemas, mul vedas selle. Ja kindlasti ka üks oluline moment oli see, et ma ikka ei väsi ütlemast, et kui kõik lapsed oleksid selline nagu minu esimene laps oli, siis neid lapsi oleks kindlasti rohkem, et mul kuidagi õnnestus see asi hästi. Et see, mida sa saad praegu kuulajatele öelda, on see, et kui emad beebidega koju jäävad, siis oleks hea, kui on selline list olemas inimestest, kes on valmis oma abi pakkuma ja millisel moel abi. Et emal oleks hea, lihtne ja mugav ilma süüa häbitundeta
helistada ja paluda abi. jah, helistada, paluda abi või kui teil on keegi, kes on värskelt sünnitanud, siis helistage ise. Helistage ja küsige, kuidas teil läheb. Jah, et see on suur asi tegelikult ka. Kindlasti. Jah. Kas me tuleme nüüd osteopaatia juurde tagasi? Ja, miks mitte? Hästi.